Nii, ja lõpetuseks on meil täpselt see aeg veel, et Krista Mulenok, siis Eesti NATO ühingu juht, saab sõna. Palun. Nii. Mina olen siis päeva lõpetamise vahel siin veel. Nimelt, mina olen Krista Mulenok, Eesti NATO ühingu esimees juba viimased 12 aastat. Lisaks ma olen toimetamas ka Karoliini Lenseri fondis, et just mõne tunni pärast toimub Laulud sõdurile kontserdilindistus, nii et vaadake kõik 17. juunil kell 8 saate kanda oma panuse fondi laste toetamiseks. Siis ma olen valitud juba teist korda naised NATO esimese kodanikuühiskonna töögruppi, naised, rahu ja julgeolek. Ja lisaks ma olen siis NATO ühingute katusorganisatsiooni juhatuses. Aga uudiseid, kas on olemas nii Euroost kui NATOst? Loomulikult. Aga hakkame pihta ajaloost. Nimelt, juba aastal 2000, see on siis juba 23 aastat tagasi, võeti vastu ÜROs julgeolekunõukogu poolt resolutsioon 1325. See on väga oluline resolutsioon, kuna see seadis eesmärgi, et rahvusvaheline üldsus peab läbivalt arvestama sooperspektiivi konfliktide ennetamisel ja lahendamisel. Peale seda on tulnud veel 9 resolutsiooni, aga kas selle ajaga reaalselt on siis kõik asjad korras? Kahjuks mitte. Tööpõld on endiselt lai. Eesti liitus resolutsiooniga, nagu seal kenasti on ka näha, 2010. aastal ning panustab eelkõige siis arengukoostöö humanitaarabi korras. Ja Eestil on käsil siis praegu juba 3. tegevuskava ja praeguseks on siis resolutsiooniga liitunud 109 riiki, kes on ÜRO siis liikmesriigid. Aga lähme edasi. Paar sõna siis NATOst ja sellest esimesest kodanikuühiskonna töögrupist. Nimelt NATO peasekretäri eriesindaja Irene Fellin kutsus siis hiljuti kokku uue koosseisu ja see toimus siis jaanuaris esimene siis tema kokku kutsutud töögrupi kohtumine. Et miks need teemad on NATOle väga olulised, on eelkõige seetõttu, et nimelt see oli juba 2018. aastal, kui NATO riikide juhid siis otsustasid, et naised, rahu ja julgeoleku poliitika ja tegevuskava on väga oluline ja teemaks sai siis see kaasav julgeolek, millest nagu enne väga palju ei räägitud. Ja siis 2022. aastal võeti siis vastu NATO strateegiline uus kontseptsioon, see oli Madridi tippkohtumisel ja mis rõhutab, et ja üldse see esimest korda sõnaselgelt, et naised, rahu ja julgeolekud ning inimjulgeolekud ning neid teemasid tuleb integreerida kõigesse, mida NATO tulevikus teeb. Et see on väga oluline. Ja selles töögrupis loomulikult me arutasime, kuidas siis töögrupp võiks kaasa aidata, kuna tegemist kodanikuühiskonna töögrupiga. Et me oleme eraldiseisvad, meil on oma õigus soovitada, loomulikult NATO liikmesriigide juhid, et nad ei pruugi ju tegelikult meie soovitusi kuulda võtta, aga vähemalt meie neutraalsel pinnal neid soovitusi teeme. Et eelkõige siis rõhutada ja integreerida see resolutsioon 1325 4 olulist sammast. See on siis naiste roll konfliktide ennetamisel, naiste osalemine rahu tagamisel, naiste ja tüdrukute õiguste kaitse konflikti ajal ja pärast seda, see on väga oluline, siis naiste erivajadused
ümberasustamise ning rehabilitatsiooni, taasintegreerimise ning konfliktijärgse ülesehitamise ajal, et nagu ongi kirjeldatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonides. Nii et me püüame anda nõu NATO-le just praegusel ütleme, see oli jaanuaris, kuna sellel aastal on see teema väga fookuses, et me kohe jõuame ka selleni varsti. Aga vahepeal ma räägiksin paar sõna, nimelt ÜRO-st on see ÜRO-s leiab siis iga aasta 2. ja 3. nädal märtsis aset naiste staatuse komitee istung. Et sellel aastal toimus see juba 68. korda ja mul oli au olla siis meie delegatsiooni, Välisministeeriumi delegatsiooni liige. Ja selle aasta põhiteemadeks oligi, ütleme, kahjuks on vaesuse teema, millele väga palju keskenduti. Ja kui nüüd rääkida natuke sellest staatuse komisjonist, et siis on tegelemist siis globaalse valitsusvahelise koostööformaadiga, mis on pühendatud siis soolise võrdõiguslikkuse edendamisele ja naiste õigustele. Ja nagu te näete, selle aasta teemad mul on välja toodud, on siis võrdõiguslikkuse saavutamise kiirendamine, mis on loomulikult oluline teema, naiste ja tütarlaste õiguste edendamine, vaesuse vähendamine ja soolise võrdsuse institutsioonide rahastamine. Alati on probleem ka selles, et raha on vähe ja tuleb teha siis valikuid, mis selle vähese raha eest siis on võimalik ellu viia. Aga mis on minu nagu see kaasa võetud ja see take away või mis mind rikastas? Ütleme, see on väga masendav, aga ülemaailmselt on vaesusel naise nägu. Seda rõhutas ka juba peasekretär. Naistel on vähem juurdepääsu siis nii maale, loodusvaradele, rahalistele vahenditele. Naised kannatavad kliimamuutuste mõju all rohkem kui mehed. Samuti on neil suurem tõenäosus olla toiduga kindlustamata. Rahvusvahelise tööorganisatsiooni hinnangul teenivad naised kogu maailmas keskmiselt vaid 51 senti iga mehe teenitud dollari kohta. See on masendav. Majandussektorid, kus naised domineerivad, on alahinnatud, alatasustatud ja mõnel juhul isegi palgata. Naised teevad väga palju ka vabatahtlikku tööd ja nähtamatut tööd, mis on siis kodus toimetamine. Vaesus suurendab vägivallohtu ja vägivald muudab naised vaesemaks. Nii et need teemad läksid väga hinge. Loomulikult ei puutunud ka Ukraina sõja teema ja ka Iisraeli Gaza teemal oli mitmeid arutelusid, mida korraldati, et ütleme lõpuks ükskõik mis pidi neid konflikte vaadata, ma räägin just Iisraeli ja Gaza konfliktist, siis tegelikult kannatajaks on ikkagi tsiviilisikud, eelkõige naised ja lapsed. Nii see on. Siis mind pani imestama, oli üks vahva arutelu, kõrgetasemeline arutelu, kus osales ka Rootsi minister ja ta tegelikult tegi väga huvitava ülestunnistuse, mis minu jaoks oli väga suur üllatus ja minu arust meie ühiskonnas nii suurt ebavõrdsust, nagu tema mainis, meil nagu ei ole, mina arvan. Nimelt, kui sünnib Rootsi perre tütarlaps või poeglaps, siis tegelikult neid koheldakse erinevalt. Noormestele kogutakse suuremat nagu ellu saatmiseks sellist, ütleme, raha või vara, aga tüdrukutele vähem. Ja seda oli nagu nii masendav kuulata, sest Rootsi on alati olnud meile ju see ütleme, eeskujuriik. Positiivne, mida ma siia välja ei toonud, oli just Islandi näide, kus tegelikult rohkem propageeritakse ka, et mehed võiksid olla siis vanemahüvitisel ja nad kavatsevad oma ka seadusandlust vastavalt muuta. Nii et ütleme, tundub, et Norras, isegi Taanis, Norras ja Islandil läheb paremini kui siin Rootsis ja Soomes. Aga siis
oli üks huvitav arutelu, oli Afganistani naisajakirjanike teemal, et kui palju on nad pidanud kogema oma elu jooksul ja kuidas nad ei saa oma tööd teha Afganistanis, et nad on lahkunud riigist ja kuidas nad siis praegu püüavad ikkagi oma tööd jätkata ka kuskil välismaal. Ja Saudi Araabia, et nimelt paar aastat tagasi ma osalesin ühel Naised, rahu ja julgeoleku konverentsil Bahreinis ja siis meil oli visiit ka Saudi Araabiasse. Ja arvestades, et oli Dubai Expo, kus oli muidugi ka imeline Saudi Araabia paviljon välja pannud, siis tegelikult tehakse väga suuri jõupingutusi, et oma seda kõike seda imidžit muuta ja nüüd on jõutud ka naiste staatuse komisjoni. Nimelt ÜRO on siis valinud Saudi Araabia oma soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise komisjoni esimeheks. Nüüd ütleme jah, et see on väga oluline roll ja vaatame, mis edasi saab. Aga oli üks huvitav arutelu, kus siis osalesid Rootsist eksperdid ja Saudi Araabiast, nii et nemad püüavad ka kopeerida Rootsi pealt, et kuidas Rootsis on asju tehtud. Aga nüüd kindlasti ei tule teile uudiseks, et on toimumas varsti NATO tippkohtumine 9.–11. juulini ja sel aastal Washingtonis. Ja tegelikult on püütud, miks ma alguses mainisin, et see naised, rahu ja julgeoleku teema on ka väga oluline, on püütud siis ka poliitilisel tasandil nüüd selle naised, rahu ja julgeoleku poliitikat uuendada ja vaatame, kuidas siis tippkohtumisel läheb. Et ma sooviksin teid tänada kuulamast, et see oli selline kiire ülevaade, et mis praegu nii ÜROs kui NATOs aset leidmas on. Aitäh! Nii, suur tänu, Krista, sa täpselt jõudsidki.